No tere siis tagasi. Et nüüd vaataks üle veidikene sellest Trips Code'ist, et mismoodi see programm näiteks mingite user interface'iga tegeleb. Mul on see codebox lahti ja ma panen programmi käima hetkeks. Niimoodi. Ja jutt käib sellest hierarchis listis olevast property'te paneelist. Ja kui ma nüüd valin siit nüüd oma selle objekti, et siis ta kuvab neid transformereid. Ja siia ma peaksin saama sisestada siis näiteks selle objekti positsiooni, et kui ma sisestan 1 või 2, et siis ta läheb sinna positsiooni, võetan enterit ja kõik. Niimoodi ma saan näiteks teda skaleerida, siis niimoodi või anda talle rotatsiooni ümber, ümber Z-telje 0,3. Et see on nüüd radiaanides tegelikult, mis siin on rotatsioon. Et siis ma nägin seda tulemust siin samal ajal, kui ma nagu sisestan teda. Aga küsimus on selles, et mismoodi see siis nagu selle programmi siseselt töötab või mismoodi see menüü või numbrite sisestamine sisemusest välja näeb. Et see on minu arust huvitav teema, mida vaadata. Ja ma ise uurisin seda ja ma olin päris segaduses, sest ma ei leidnud neid kohti niisama lihtsasti ülesse. Ja millest see jutt käib, on just see, et kui ma näiteks lisan siis mingisuguse uue lokaatori siin tähega. Et see on niisugune ruumiline vaade, nii. Ja see on uus lokaator ja siis ma tulen näiteks välja sellest bind mode'ist ja lähen uuesti hierarchide tabelisse ja listi. Ja siis mul on see lokaator nüüd valitud ja nüüd ma üritan talle mingit positsiooni anda, näiteks kirjutan 1, võetan enterit, midagi ei juhtu. Võetan mingi skaleerimist siin 2, enterit, jälle mitte midagi ei juhtu. Et miks see nii on? Ja võib-olla ma tahaks, et midagi juhtuks näiteks siukse lokaatoriga. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui see skelett on nüüd selline suurem ja ta on nagu ühendatud süsteem juba, et siis neid lokaatoreid ei peaks võib-olla saama nihutada. Et mis iganes juhtub, seda siis saab programmeerija kirjutada sinna, et ta teeb erinevust nende lokaatorite vahel. Ja miks siin midagi ei juhtunud? Võime spekuleerida, ei tea. Aga näiteks kui teha siis seal bind mode'is see deformer niimoodi, paneb see new deformer ja lisame selle lokaatori deformeri alla. Nüüd on ta esimese lokaatorina deformeri all see. Et see vaade on veidikene selline hüppas ära. Aga põhimõtteliselt see on siis deformeri esimene nii-öelda transformer. Et siis tal on selline kuju. Ja nüüd kui ma lähen sellest bind mode'ist välja ja panen hierarchide tabelisse või nende hierarchiate juurde, siis peaks saama teda nihutada niimoodi 2, rotatsioon mingi 0,5. Või siis backspace'iga tõmban maha, selle võtan miinus 0,5. Nii enterit. Ja võin skaleerida siin ka seda niimoodi näiteks. Et nüüd ta tundis ära selle transformeri, kui ta on juba lülitatud selle deformeri koosseisu. Üks deformeri süsteem on suurem, ta peab võimaldama päriselt animeerida,
aga noh, et vaatame siis järgi, et mis seal sisemuses toimub selles programmis ja kus kohas siis asub see kood, mis näiteks eristab seal mingit tüüpi transformerid, kas nad on deformeri koosseisus, kas nad on mingisugused täiesti juhuslikud transformerid, mis on seal stseenis niimoodi lihtsalt niisama mitte millegagi seotud. Või on nad siis mingi objekti all, nagu näiteks see objekti oma. Panen selle programmi nüüd kokku ja lähme selle koodi juurde siis. Et mul siin oli üks funktsioon, mida ma vaatasin, handle here dialog. Et selles funktsioonis siis asub see kood ja me näemegi, et siin esimesel real ta annab need tingimused, mis juhul seda käsitletakse, seda esimest osa sellest koodist. Et see here, see ongi selles lühendatud nendest hierarhia listis olevast tegevusest. No siin ta sorteerib seda sisendit, et ta põhimõtteliselt vaatab, et mis ASCII märgiga oli tegemist, kui sisestati ja siis vaatab, et ega ei olnud enterit või vajutatud, eks ole. Et siin on 2 klahvi enteri nimega on siin keyboardi peal, aga üks on return ja teine on enter siis. Aga noh, nende juhul siis ka ta nagu lõpetab selle editeerimise ja sätib selle numbri sinna sisse, kui see on võimalik. Nii on backspace'i kontrollib ja kui siis see update'i on nagu seatud, et juhul kui siin ees seatakse see update, update on sisse lülitatud ja juhul kui ta ei vasta tingimusel, siis see update lülitatakse välja. Noh, siin on see enteriga lõpeb see editeerimine ära. Aga kui ta on sisse lülitatud, siis toimub siis selle sisendi protsessimine A2F funktsiooniga ja sellest siis tuleb floating point number välja. No, ükskõik mis sinna oli kirjutatud, kui sa sinna mingid illegaalset sisendit paned, siis ta ei anna tagajärge. Et võib-olla on siis ilmselt 0 või mingisugune, ma ei tea, mis number siia tekib. Igal juhul ta üritab muuta selle sisendi floating point numbriks. Ja siis ta annab siis selle editeeritud välja, leiab üles nendest, seal on 9 välja, eks ole, selles plokis, mis tegeleb selle transformeri positsiooni skaleerimise ja rotatsiooniga ja nendest siis need indeksid ta saab kätte kuskilt ennem ja siis nüüd siis omastab selle välja timmitud siis selle floating point numbri, eks ole, ujukomaga numbri. Ja nüüd ta siis tuvastab seda transformerit, mille kohta see siis käis, et või mille properteid editeeriti. Ja nüüd siis näeme, et ta nagu toimib nagu 2 juhul, et kui tema deformer ei ole 0, siis see on siis see case, kui ta on deformerite hulgas, see transformer. Või selle mingi deformeri hulgas. Deformeri all on siis mingid skeletid, hierarhiad, mille koosseisus kõik need transformerid on, eks ole. Ja siis ta siis assigneerib need lokaatori, ühesõnaga seesama locator values, mis on siit saanud endale uue numbri sisse, eks ole, või uue väärtuse, järgmise väärtuse, siis ta assigneerib siin ära. See funktsioon kasutab seda sisemiselt, seda locator values. Ja
nüüd ta siis kontrollib, et kui on tegemist esimese transformeriga selles deformeris, siis ta toimetab sellega, et see on mingid eraldi funktsioonid, mis siis tervet seda seotud animatsiooni meshi nagu siis sätivad, onju. Ja no mingid toimetamised, mis siin on vaja teha ja update'ib siis seda vaatevälja. Teisel juhul oli siis see objekt, kui tal objekti ei ole selle all. Ja me näemegi, et ainult kahte juhtu ta käsitseb, aga kui nad on sellised vabalt hõljuvad transformerid, et kui ta on mingisugune kaamera lokaator näiteks, et siis see ei toimi. Ja siis selleks on vaja siia siis lisada koodi, mis siis käsitleks ka neid juhtumeid ja siis mida sa sel juhul siis ette võtad, et kas sa update'id siis vaadet või mis see kaamera peab tegema selle peale. Et siis sellised asjad tuleb siis lisada hiljem. Ja noh, näiteks kui see transformer on mingisugune IK target, noh need IK targetid on siis siuksed transformerid, mis juhivad seda skeletti. Et näiteks randme juures, et siis sa tirid seda nagu nukku niimoodi. Ja siis sealt käest, et siis sel juhul on ta jälle mingi muu hulk mingeid nõudmisi, mis sa siis pead selle skeleti juures toimetama, et ta kõik seal peab update ima siis animatsiooni vaadet, et seda ei ole ju ka siia eraldi sisse kirjutatud, see käsitleb ainult seda juhtumit, kui on see esimene transformer. Et ilmselt neid targeteid ka seal ei saa niisama lihtsalt, no võib-olla saab, aga siis ta ei toimi, et noh, seda koodi tuleb siis edasi viia. Kõikide nende juhtumite puhul siis tuleb midagi siis kirjutada sinna, mida ta teeb ja mida sa siis tahad näha seal pildi peal seal lõpuks. Aga see, mida ma uurisin või mis oli siis keeruline, oli see, et ma ei leidnud üles, et kust kohast see funktsioon nagu välja kutsutakse või mismoodi ta nagu, millal ta välja kutsutakse. Ja selleks siis ma pean tegema nii, et näitaks neid otsingu tulemusi siin all, see code blocks. Ja siis otsime, et find occurrences, handle here dialogue, et siis selle, kus see tekstis esineb see funktsioon. Et see on küll funktsiooni definitsioon siin, mida me vaatasime just, et see on pikem, siin on teistel juhtudel ka, mis siis kõik selle dialoogi puhul on tegemist, aga noh, see esimene osa oli siis sellest numbrite sisestamisest. Ja nüüd siis vaatame siis, kust kohast ta välja kutsutakse näiteks, et kutsutakse ühel juhul siit, eks ole, ja siis teisel juhul ta tuleb täpselt samast funktsioonist handle dialogue. Me näeme seda funktsiooni nime siin üleval, kui ma nagu topeltklikkin siin. Siis handle dialogue on siis see, mis teda ainult kahes kohas siis välja kutsub, et kahel juhul. Et ühel juhul on ta seal deformeri menüü koosseisus on ka seesama hierarhialist, et siis on teda seal ka tarvis. Aga siis tekib küsimus, et kust kohast siis see handle dialoog välja kutsutakse, et või kus see esineb. Vaatame siis selle üle, no siis see esineb väga paljudel juhtudel siin. Et näemegi, et põhiliselt ta on siin esimene juhtum on seesama enda funktsiooni definitsioon. Aga kõik ülejäänud juhtumid, ma vaatan, et on mingi case'iga algavad niimoodi, case. Et need kõik on ühes kohas ja siis see asub lihtsalt seal, kus toimub input'i, tähendab lugemine sealt keyboardist. Võtame siin näiteks A tähe vajutasin või mingisuguse numbri, et siis
või mis iganes klahvi ma vajutasin, siis see input läheb siis dialoogi käsitlusse sisse. Et siin peaks siis kõik need võimalikud klahvid olema, mis kuuluvad ASCII tabelisse. Võib-olla nendel arvutitel on ka mingi teinekord spetsiaalklahve, aga neid tõenäoliselt ei loetleta siin, et siin on kõik lihtsalt visuaalsed märgid ja kaasa arvatud siis tühik, eks ole. Et vaatame, kas on tühik. Space. Tühik on ka ju tähemärk tegelikult. Ja ühesõnaga siis ta kutsub selle esile, et see oli mul segane, et kui ma selle numbrimärgi peale klikin, siis tegelikult seda funktsiooni ei tormata selle juurde. Et selle funktsiooni juurde jõuab arvutiprogramm alles siis, kui ma midagi sisestan sinna. Et see tekitas minus seda, ma ei leidnud, et kust kohast või mismoodi. Ja see klikkimise teema, see on siis eelneb sellele. Ja klikkimine toimub siis, mis ta oli siis, mouse button down on siin öeldud, aga ühesõnaga siin ta, mis hetkel me võime vaadata, et siin on kaks asja klikkimise juurde. Klikk koosneb siis hiirekursori vajutusest ja teine komponent on see, kui sa selle hiireklikk-nupu lahti lased, et need on kaks eri sündmust. Et selleks siis peab vaatama uuesti seda programmi, kus kohas mis toimub selle interface'i juures, et vaatame hierarhis, vahen selle objekti. Ja kui ma nüüd klikin, vahetan alla, siis veel midagi ei juhtunud. Ja nüüd ma vahetan hiirega üles lasen, vaat siis nagu tekkis see visuaalne muudatus. Et ma sain escape'iga siit välja. Ja nüüd panen kinni selle programmi. Et tõenäoliselt tuleb mul vaadata ka seda mouse button up juhust. Siin mouse button down, eks ole. Ja see ei olegi nii pikk. Aga mis põhiline toimub, et siis kas vasak või parem hiireklahv, eks ole. Me kasutame siin vasakut tihti. Button left on siis põhiline koht. Ahah, button left on niimoodi, vaatame, mis sellega juures juhtub. Ta leiab, et kui on edit lock ja dialog lock, siis vaatame, et kus kohas ta käsitleb here dialoogi. Need on need suurtähtedega antud hüüdnimed nendele. Siin ongi here dialoog. Uurime siis, mis siin toimub siis dialoogis endas, eks ole. Oli ilmselt siis, kui ma valin selle lokaatori, et siin ta rohkem midagi ei ütle. Keerime edasi. Siin ta annab veel teada, kui on mingisugused muud väljad või asjad siin käsitlusel nendes klikkides, et see ei ole lihtsalt, et sa listist midagi valid, sa saad listidelt kokku ja lahti lükata ka ja seal on teinekord mõni checkmarki taoline pluss-miinus süsteem seal ka teinekord. Aga vaatame siis edasi ja ta jõuab ühel hetkel selle juurde, et on properties, tegemist on propertiestega.
ma pean jõudma sinna. Scrollime ja nüüd tuleb siis see properties panel. Ja siis siit selle sektsiooni alt me siis otsime nüüd seda hierarhia juhtumit. Ja noh, siin esimene on mingi see transformer pin, eks ole, seal oli mingisugune property eelnes selles property listis. Ja nüüd see koht, kus neid numbreid muudetakse, siis see on siin. Et siin ta vaatab seda vertikaalset juhtumit, et ta on mitte esimeselt realt, vaid teiselt realt hakkab siis ja lõpeb siis 4. reaga see juhtum, mida me siin vaatame. Ja siis ta saab teada veel selle horisontaalse indeksi ka, et kas ta, ta enne testib need indeksid, et mausklikk oli selles piirkonnas. Ühesõnaga. Need indeksid tulevad varem sisse siis selle kliki toimimisel. Ja siis ta saab teada, et nendest 9 väärtusest, millisel väljal klikiti, eks ole. Midagi ta siin veel lahutab maha, mis iganes numbri on ju. See on selleks, et ta toimiks nagu selle päris array koosseisus, see indeks. Ja siis vaatame, ta on ilmselt mingi 3x3 array, sest seal on 9 välja sellele. Ja siis ta annab edasi selle transfer transformer values funktsioonile. Ühesõnaga siis seal me näemegi, et seal on 9 välja, need täidetakse nende olemasolevate arvudega, mis seal ennem olid. Ja siis seda massiivi siis uuendatakse seal selles funktsioonis, kus me käsitleme seda dialoogi ja seda. Ja siis uuesti sisestatakse sinna ette. Et siin toimub siis see asi. Aga vaatame, et mis edasi juhtub, et mis hetkest ta seda nagu menüüd uuendas, kas see toimub ka kuskil siin lõpus või öelda mouse button up'i puhul. See oli nüüd mouse button down'i puhul, ta teeb need sisemised, täidab selle massiivi. Aga kui meil on mouse button up, siis ühesõnaga, kui me hiirega üles läheme selle hiirenupuga, et siis me otsime siis appi, control find. Kas mul on siin? Vaatame, leiame selle üles, et STL mouse button up. Ja vaatame, et mis siin juhtub, et kui siin on mingisugused hiirega tegutsemised. Aga vaatame. Ei, ma ei oska siin täpselt vaadata, et mis. Ühesõnaga ta ütleb, et if edit locator ja dialog lock. Siis ta ütleb edit properties võrdub 1. Me vaatasime, et edit properties oligi seal üks tegija. Ja ta prindib välja ka seda teadet ja kutsub üles selle edit locator value. Vaatame, mida see funktsioon teeb. Find implementation'it on meil vaja. Ja siin siin on midagi, ta prindib sinna sisse teatud formaadis selle float value, ma ei tea, mis iganes see on. Mis siis sealt, mis seal eelnevalt oli sellel väljal ilmselt.
ja ta kutsub esile siis selle update properties edit, noh, sätib kursori asendi nulli ja selle edit stringi tõmbab nulli ka, eks ole. Vaatame, mis see update properties edit teeb. See teeb siis ka, toimetab selle vaate uuendamisega või nende menüüde uuendamisega siin. Et siis on näha, et ta nagu joonistab selle kastikese ja siis, et see on nagu tühi, et sinna saab trükkida. Ühesõnaga sellised lood on sellega.